See võrdselt kohtlemine ei ole üldse ainult noortega seotud, aga noortel on see väga oluline. Aga ma mõtlen selle peale, et kui ma olin väike, ma ei tea, ütleme 5, 6, 7 aastane, isal käis sõber kogu aeg külas vene sõber, eks ole, vene rahvusest, mina taga suheldud ei saanud, sest ta rääkis vene keelt. Aga ma mäletan iga kord, kui ta tuli külla, ta teretas mind kättpidi nagu suurt meesterahvast ja minust tekitas see tohutut nagu sihukest tunnet nagu, et kõva mees vaatama. Et nagu respekti tunne tekkis, et mind võetakse kui võrdselt, kuigi obviously meil laps on, aga see, et ta surus kätt väikse poisin niimoodi nagu suure mehel, oli minu jaoks nagu hästi nagu tunnustan märkma jätan. Ja nüüd vanemas eas ka ma olen märganud seda, et olles kokku saanud siin podcasti vältel, ma ei tea, ma olen üle 300 külalise vestenud. Alustades võib-olla inimest, kes on täiesti tundmatud, lõpetades siin, ma ei tea, Peep Painud ja Kaido Pajumaad ja Urmas Sõõrumaadega. Siis näha seda, kuidas need inimesed võtavad mind kui endaga võrdset. On mind ka täiskasvanuna tekitanud tohutu enesekindluse. Nagu, et vau, Urmas Sõõrumaa on kuidagi nii chill. Ta üldse ei vaata viltu mind. Päris inimene. Ja see jätku, ja see ei lõppa ainult saate formaadis, see ei ole nagu näiline maski kandmine, me siin näitame sulle, me võtame üksteist võrdselt, vaid see jätkub. Peimust on väga hea sõber täna. Või lapse kooli minnes aktusel. Nägin Urmas Sõõrumaad. Ütlesin, tere Urmas. Tšau Kris. Kus sa siin teed? Mul on ka lapselap siin koolis. Noh, et see kontakt jääb alles vaata, et ei ole kuidagi niimoodi, et ta ühiskondi, kui ma seda venda eiran, sest et see oli ainult ühekordne projekt või kokku viimine nii-öelda. Ja pärast ma sinuga suhelda nagu ei taha. Et see respekt nagu jääb, et see on nagu hästi kiftanud. Ja nagu Gerd Kavelja tõi tegelikult, et need suhted on, mis tekivad ja need, mis sul on ja need jäävad tegelikult on. Et see lõpuks, ma ei tea, sa 10 aastat hiljem vaatad, et võt see suhe, mis mul seal tekkis, on selle jaoks oli oluline. Et sa saadki kellegiga tuttavaks, kes tegelikult sulle toobki tulevikus nii sina talle kui tema sulle erinevat kasu ja väärtusi. Just.